4. episood, 11. hooaeg ehk siis pool hooaega on põhimõtteliselt jälle läbi. Kuidas see võimalik on? Pool suve on ka põhimõtteliselt läbi kohe. See on nii ebaaus, sest et suvi, vähemalt kui me praegu salvestame, praegu on mitmes 19 on või? Jah. Suve pole siiani alanud ju. Paar ilusat ilm on olnud, aga... Mul on panused juulile, et juuli on hästi ilus. Ma loodan, et on. Ja juulis tuleb Siim ka tagasi, juuli alguses, juuni lõpus. Et siis mina panen juulis käpa maha. Praegu sa oled olnud täiesti kaine, täiesti. Kaine. Su sünnipäevaks, su pulmadeks mul on ka plaanis käpp nii maha panna, et siis mul on juba räägitud, et Kelanil on hoidja esmaspäeva õhtuni, et ma saaks nagu pidu nautida ja välja magada ennast ja siis võtta laps värske peaga. Meil tulevad ka lapsed teisipäeval, nii et saab esmaspäeval rahulikult lomada. Kes sul on lastega? Kardo. Lol, jah. Ma mingi, kes su lapsed? Sa tuleb järgi siis pulma või? Ma pean rääkima temaga tegelikult teoreetiliselt, mul ongi see, et ma ei tea, vaata, kuna Johanna ja Pelju, vaata, nad on juba nii suured, et võib-olla nad jäävad nagu kauemaks, et võib-olla Mari tahab ka jääda, aga vaatame, ma arvan, et mingi mul on lihtsam nad takso peale panna, sellepärast, et see ei ole kaugel ka. See ei ole kaugel, jah, aga võib-olla tuleb Kardo järgi, ma ei tea. Okei, et igatahes jah, et ma loodan, et suvi ikkagi tuleb mingi hetk, sa oled Itaaliasse, sa saad kindlasti seal nautida head ilma. Parem oleks. Ja mis mina teen, mina olen Beach Grandile. Ikka. Pühäärvele ma ei lähe seekord, aga Beach Grandile ma lähen. Aga Beach Grand on hästi fun ka, seal on see Villa Mendala ka, et siis seal on nagu niisugused vanemad veits, niisugune veiniala, seal on see nautiluse ja seal on niisugune see, et niisugune veini ja siis mängib niisugune hea muusika, et see ei ole nagu see noorte pool on seal teisel pool ala. Ja vaata, et sa jalga sinna noorte poolele ei tõsta. No vaatab seda. Aga ei, ma loodan, et juuli tuleb nagu fun, et eks ma olen ka kindlasti Kelaniga juulis, aga et siis põhiliselt on minul nagu siis nii-öelda rohkem vaba, siis ma olen nüüd 6 nädalat olnud Kelaniga. Aitab ka. Et aitab ka, fuck them kids, hakkagi nali, et Siim tuleb, et ta tahab ka kindlasti olla Kelaniga, et siis mul on lihtsalt natuke niisugust vaba aega rohkem, et mul ikka nagu see, et kui sul ju laps ei ole, sul ka sa tead seda, et siis näiteks, et praegu on ikkagi see, et õhtuti ma pigem olen nagu kodus Kelaniga ja meil on mingid rutiinid, et saab mingi veits õhtuti peal lasteaed saab tääbis olla ja siis meil on nagu mingi mängime, joonistame vann, siis on õhtusöök vann ja siis on nagu mingi loeme raamatut ja magama ja siis tegelikult ta juba läheb 9 voodisse, no ja siis ma ju ei lähe enam kuskile, et siis kui nagu Kelanit tuleb, ma saan õhtu näiteks, ma ei tea, minna Telliskivisse või saan nagu midagi teha lihtsalt nagu enda jaoks välja minna, kinno minna, mis iganes. Kui meil lapsi pole, kuidas me oleme kodus, saad sa aru, meil ka ju nüüd, kui lapsi esmaspäeval polnud, reaalselt me lihtsalt lamasime, me ei läinud aeda midagi tegema, me lihtsalt lamasime, vaatasime telekat nagu väga mõnus oli, nii et ja teil on neid lapsi rohkem ka vaata, et siis kui neid ei ole, et tahab kodus olla, aga mõtlesin, et tahaks täiega, tuleb uus film, tuleb mingi F1, tundus nagu treilerit nägin, et ma ei ole ammu kinos käinud. Ma ei ole ka üliammu kinos käinud. Tahaks seda minna vaatama värki, et see oleks nagu äge või et nagu tahaks jah, nagu ongi jalutab mingi Telliskivisse, käin kinos, et nagu see on veits nagu meid oma. Kas sul on Telliskivi jalutuskäigu kaugusel või? Otseselt ei ole, no ütleme, et trammiga peaks paar peatust sõitma võib-olla. No, ma pole trammiga ka iidamas taada. Aga ma olen ju Koplis vaata, eks siis mul on nagu seal on see mingi Barbarea asjad, need on jalutuskäigu kaugusel. Et selles suhtes on nagu äge, et nagu saan suve nautida. Saan suve nautida. Aga räägime oma sponsorid ära. Nagu ikka, Respin siis toob teieni selle hooaja siis sponsor, leiva isa. Täpselt nii nagu ikka, Crisp ja kõik asjad, et aitäh Respinile ja siis on Peninuki. Muidugi Peninuki, me oleme nagu katkine grammofon. Peninukil on paar, Peninuki asju saab osta Tartust, aga nagu ma ka mingi osa mainisin, et ka Prismas on ja tegelikult seal vähemalt Pääsküla seal Maxi Marketis oli ka. Päriselt? Issad kui äge. Ja sest et see on ju Coop ja vaata Coopides on ka jah. Coop, ta vist ei ole enam Maxi Market. Jah, ta on Coop jah, et ühesõnaga Coopides võib ka leida. Ja kui te ei tea, mida teha näiteks oma seltskonnaga, siis Perinukis saab igast kokteilikoolitusi asju ka teha või mingeid üritusi korraldada, nii et... Jah, vaat sa tegid mulle tüdrukut õhtul selle kokteilikoolituse ja ma pean ütlema, et ma ei ole ise nagu, ma tean kinda, mis käib nagu kokteilide sisse, aga ma ei ole niimoodi ise teinud, et tegelikult päris huvitav. Ja see on päris äge, nii et Perinuki lehelt siis saate lisainfot ja kindlasti kehtib sooduskood salajutud ka.
noh, igal meie sponsoril on looduskood salajutud. jah. Ja vana hea ulakas kaunitar, kui on erootilisi soove, pornograafilisi soove, seksuaalseid soove, siis alati seadke sammud ikka ulakasse kaunitari. Ja ulakas käis just Barcelonas messil ka ja minge vaadake siis ulaka kaunitari Instagram, et seal nad siis jagavad nippe, et kuidas siis neid uusi tooteid ja vanu tooteid, et kuidas neid paremini kasutada, et neil on nagu väga lahe sotsiaalmeedia ka, nii et ja mäletan, kui Kadi töötas ulakas, siis iga kord, kui ta messilt tuli, siis ta tõi mulle oi kuhkeid vibraatoreid ja asju kogu aeg, igast libestid ja kõike need messi, kahju, et ei tööta enam sealt, sest et alati nagu andis mulle ka neid messisaadusid, seda annavad ju tasuta messid ja noh, et proovi, et telliks. Proovi järgi. Proovi järgi anna teada. No minu lemmik on ikkagi Lelo ja selle vastu lihtsalt ei saa. Jah. Ei saa midagi teha, noh. Lelo on hea. Magda Beauty. Magdas on meil ju, noh, nagu ikka praegu vist peaks ikkagi suvi olema, et siis on SPF on ikkagi põhiline ja juulikuu on festivalide kuu, noh, igast Island Soundid ja igast muid festivali on veel. Et siis Magda Beauty'st saab esiteks salajutud koodiga -20% alla ja Magdal on nüüd ka valikus uus bränd nimega The Balm, mis oli omal ajal meeletult populaarne. Ma mäletan seda, kõikidel ägedatel olid ja need Bahama Mama ja Mary Lou Maniser highlighterid ja selle brändiga on siis tooted mõeldud justkui mitmeks otstarbeks, et ala kasutab põsepuna ja saad kasutada seda ka silmade peal ja siis saad ka huultele panna ja et ühesõnaga mega hea bränd ja Seidi tegi ka nendega koostööd. Ma nägin seda videot. Et ja kindlasti ei tohi unustada SPF-i huvi. ja salajutud sootskood. Marcella, ikka hair care journey on ja ma tean, ma äkki ütlen teile saladuskatte, ma ei tea, kas ma tohin, aga ma ütlen savi, et Marcellal tuleb ka ripsmeseerum. Vot seda ma tahaks küll, No, sest et ma olen kuulnud, et paljud ripsmeseerumid, vaata, ma vahepeal kasutasin mingit, ma ei mäleta täpselt millist on ju. Mu ripsmed läksid pikemaks, aga mingi hetk mul lõi ikkagi allergia välja. Ma tundsin, et mul hakkasid silmad sügelema, aga ma pärast kuulsin, et tegelikult neid ripsmeseerumeid ei tohikski väga pikka aega kasutada. jah, mingi kuure teha, vaata. Et ma ei tea muidugi, mis Marcella sinna oma ripsme asja paneb, aga arvestades, et kogu see juukseõli ja need asjad on kõik nagu Väga naturaalsed on ja siis ma arvan, et ma ei usu, et ta ka ripsme seerumisse midagi hullemat paneb, sest näed, siin on ka ainult kookosõli, kuiõli, plumeeriaõli ja taimekstraktid, nii et pole mingit keemiat. Et ma usun, et see mina olen ka vaata, et noh, ma räägin, et kõik pikendused maha võtnud, sest eks me ei viitsi hooldustes käia. Keegi tegelikult just kirjutas ka ja pakkus, et kas tahaks tulla enne Maljupulma, vaata, paneks ripsmed. Ma olen mingi, muidugi ma tahaks, aga nagu ma ei viitsi käia neid Ma ei viitsi ka seda upkeepi. ma tahan silma sügada, normaalselt nägu pesta ja et ma ikkagi katsun praegu nagu pikendusega samamoodi, et üritan siis enda nagu ripsmeid ja juukseid ise kasvatada, et ei peaks neid pikendusi kasutama. Nii et Marcella on siis väga hea õli ja kõik teavad seda ja Marcella räägib ka, et tellimus tuleb kogu aeg. Nii et usaldage ja tellige. Jah. Northern Beauty. Vana hea Northern Beauty, mina ikka soovitan seda kindakest, et kes soovib oma 40 aastat vana naha maha hõõruda, siis aitab väga hästi. Ma eelmine kord, vaata, ma ei olnud nii pikalt laseris käinud, on ju. Ma reaalselt käisin viimati selle aasta alguses laseris. Ei, eelmise aasta lõpus käisin laseris ja kogu aeg tulid mingid asjad ette, ma ei jõudnud ja siis vaata, kuna ma olen nii kaua laseris käinud, siis ma polnud nagu üldse harjunud sellega, et mul kuskile mingi karvad kasvavad ja siis lõpuks hakkasid tulema, siis ma lõpuks tegin self-care day, shave'isin jalad ära, siis hõõrusin ennast kindaga, kreemitasin, nüüd ma olen fresh as fuck boy. Ja vaadaks, see kinnas on selline. Ja et selle kätte panna hästi mugav on ja tundub nagu ta ei teeks mitte midagi, kui sa teed praegu palja naha peale, siis ta ei tee nagu, ei tundu, et ta kooriks, aga koorib mega hästi ja see kinnas ei ole üldse kallis ka, nii et ja minu arust seda saab kingituseks valida, kui sa vöö või mati või mingi asja ostad. Ja kui sa kasutad sooduskoodi salajutud. Nii et kindlasti soovitan ja see vöö on ka väga mugav. Ja noh, seal ongi vöö ja siis on neid jalgade omad ka, nii et igatahes Northern Beauty lehel siis saate minna vaatama, uudistama. Siis on meil mis siis Baltics tulemas siis augustis ja Õhtujuht Mart Sander ja tema siis teeb ka selle lavashow. Nii et tuleb, ma arvan, lahe produktsioon. Nad teevad ka siis saate sellest, tuleb välja ja Reet Härmat on saatejuht. Et selles suhtes, et tuleb nüüd ka fun times ja
ja ilusad Eesti või ilusad Baltikumi naised siis saad osa võtta ja neil on natuke nagu kergemad reeglid ka, et sa ei pea olema, et see, et kui sa tahad miss olla, et siis sa ei pea olema ja seal on mingid reeglid ja umbes, et nagu mingi. lihtsamad, et muidu on hästi niisugused ranged, et seal on nagu lihtsamad Aga sellepärast ütlebki vaata, et tavalised naised saaksid osaleda. jah, et Miss Baltics siis on .com, seal on kõik info olemas. Ma ei jõua juba ära oodata, et vaadata, kes seal kõik osalevad. Vaata, Jaa. ma tean, et Silvia Ilves osaleb, on ju. Ootame, Et tahaks kohe teada, et mis koha siis eestlased napsavad seal. täpselt, et see tuleb, ma arvan, kindlasti väga-väga lahe üritus ja 24. august. Jah. Ja siis lisainfot saate kodulehelt ja sooduskood salajutud saate -30% siis piletite pealt. Sinu keha stuudio. Sina oled nüüd meil fitness queen. Ja ma olen tegelikult varem ka käinud ju sinu Ei, käes. mina olen ka Jaa, käinud jah. seal varem Kas sa käisid Rokas või Kesklinnas? kesklinnas. Aa, Siis ei olnud okei. Rokas veel, kui mina käisin Aa, okei, omal okei. ajal. Omal ajal. No, omal ajal jaa, see oli ammu. Ja... Aga see on inimesele, kellel on kiire elu tempo või ei viitsi lihtsalt nii palju trennile aega kulutada, siis Täpselt. mis sa ütlesid, 20 minutit ja aga see tunne nagu see annab siis teed 20 minutit trenni, aga et nagu 90 minutit oleks teinud. Kristina stuudiosse jõudis siis ägises, et kõik on nii valus. Kõik oli see valust, aga see on nagu mõnus valu, nii et I love it ja sinukeha.ee lehelt saab siis EMS kostüüme sooduskoodiga salajutud soodsamalt ja neil on neid EMS pükse, et saate kodus ka siis teha, kui tõesti ikka leiate selle, et ma ei jõua trenni minna. Sinu keha stuudiod on siis Tallinnas, Rokas ja Kesklinnas ja Pärnus siis ka. Vot, siuksed lood. Lähme siis sponsori või tähendab kirjade juurde. Lähme jälle sponsorite Räägime juurde. veel ühe ringi sponsoritest. Nii. Õudus. Hei, võtan ennast kokku ja kirjutan oma saladusest, mida olen endaga juba pool aastat kaasas kandnud. Aasta ja pool, sorry. Jah. Okei, nüüd ta ütleb, kes need inimesed on, aga seda me ette ei loe. Paneme ühe mehe nimeks Toivo. Kõik sai alguse 2 aastat tagasi, kui käisin külas Toivol ja tema perel. Kahekesti õues olles hakkas ta uurima, et kuidas mul voodieluga lood on. Selle hetke seisuga olin ma suhtes. Ma vaatasin talle veidrat otsa, kuid ütlesin, et hästi. Siis hakkas tema rääkima, kuidas tal oma kaaslasega lood on. Üks hetk rääkis ta, et tal on keegi teine naine, kellega ta räägib ja tal on hea tunne. Mina muudkui noogutasin ja ei vastanud mitte midagi. Õnneks ei kestnud vestlus kaua ja teema vahetus ruttu. Ma lihtsalt ütlen ära, et ma ei ütle, kes see naine tal on, aga nad on nagu close people, see naine, kelle mees siis hakkas temaga rääkima seda. Nüüd jõuame suure saladuseni. Toivo kutsus ilusal päikselisel päeval külla. Mina rõõmsalt lähen. Olime õues, räägime juttu ja jutt hakkab jälle minema minu voodielu peale. Selleks ajaks olin mina juba vallaline. Mingi hetk ütles, lähme tuppa, mis me ikka õues teeme. Mina nõustusin ja mõtlesin, et näen siis tema naist ja lapsi. Tuppa jõudes avastasin, et neid polnud kodus. Mu peas käis 100 mõtet, et mis nüüd? Ja äkitselt hakkas jutt minema sinna, et tema tahaks minuga seksida. Lisaks hakkas ta juurde rääkima, et mul on väga kena keha. Jutustasime ja selle ajaga ma polnud isegi jopet seljast ära võtnud ja jumal tänatud. Hakkasin mõtlema peas, et mida ma küll vabanduseks toon, sest ma juba nägin silmanurgast, et meie jutukas Toimot toksib juba seent kõvaks. Appi, mu süda hakkas veel kiiremini taguma ja lõpuks ütlesin suust välja, et kuule, ma pean koera sitta minema koristama hoovist, kuna viimati see seda tehtud 2 nädalat tagasi. Ta muidugi pakkus ennast kohe appi, aga mina oma jopega jooksin kiirel sammul minema. Ma ei mäleta isegi, kas nägemist ütlesin. Õnneks sellist olukorda pole enam kogenud. Toivol ja ta perel käin vahel ikka külas, aga tema naisele pole midagi maininud. Kas peaksin rääkima või jätan enda teada? Ise üritan selle õudus ära unustada. Kindlalt räägi. Nagu see Toivo naine on selle kirjasaatja väga close person ja sa pead rääkima. Ma saan aru, et see on awkward. Muidugi see on awkward. Aga sina ei teinud midagi valesti ju, sa läksid minema. Aga lihtsalt, kui ta nüüd ei usu sind, siis on nagu, sa ei saa tõestada ja nagu. Jah, aga vaata, vähemalt sa oled öelnud talle. Mõtle, keegi tuleks sinu juurde, et kuuled, et ma ei tea, et Märten, kodus ja Märten hakkas mingit seent toksima. See tunduks nii haige, aga samas ma ei kujutaks ette, miks keegi peaks selle välja mõtlema nagu. Ja vaata tihti peale, kui see mees on juba selline, et ta juba enne on mingi hakanud teise inimese mingi voodielu kohta küsima ja ma miski pärast arvan, et kui see naine kuuleb seda juttu, siis ta võib-olla ei ole nii üllatunud, et see võib-olla ei tule talle nii tühja koha pealt. Aga mõtle, kui see tuleb, et see sest paljudel on ju niimoodi, et nad ei tea ju oma nagu, et mõni on nii hea nagu näitleja või oskab nagu
nagu ära fake ida, et ta on normaalne inimene ja siis keegi tuleb selle jutuga, siis mingi, mida sa ajad, see lollakas peast, et minu musu ei ma teeks ei tea, küll niimoodi. mina igatahes ütleksin, sest et no ma ei tea, the fuck lihtsalt. Ja See on ma ütlen haige. päriselt, et kui keegi tuleks mulle sihukest asja rääkima, siis ma kindlasti räägiksin sellest Merteniga, sest et nagu see on nii lamp asi ka, mida keegi hakkaks üldse välja mõtlema. Et Mingi, miks sa käitud nii? ja eriti kuna ta on selle naisega close, siis ja ma eeldan, et te saate hästi läbi, siis miks sa peaksid ka valetama, onju. Ma saan aru, kindlasti on väga vastik kuulda oma mehes sihukest Jaa. asja, aga ja kui ta ka ütleb, et ta ei usu, siis vähemalt sa oled öelnud ja usu mind, kui ta on valmis seda tegema oma naisele nii lähedase inimesega, siis küll ta teeb kellegagi veel ja küll keegi talle lõpuks ütleb. Ja et siis, kui juba kahest kohast tuleb sarnane info, siis on juba usutavam. Jah. Ups, meie Me tatlid. oleme väikse tasuta reklaamiminuti teinud siin. Lol, nüüd ma saadan Marve järgi, ei ole midagi. Jah. Pervertist kaablimees. Tere naised. Aastaid tagasi kolisin Tallinnas uude üürikorterisse ja sellega seoses oli vaja kutsuda keegi telekat ja internetti ühendama. Starmani mees tuli kohale tunkede, õllekõhu ja üleliigse familiaarsusega. Tegi nalja ja jutustas nagu sõbraga. Ega alguses midagi selle vastu justkui polnudki, sest terve aeg valjus vaikuses istuda ka kahtlane. Mees pakkis asjad kokku ja lahkus. Veid hiljem hakkasin saama temalt sõnumeid enda telefoni ja Facebooki. Algselt stiilis, kas kõik töötab hästi ja mis muidu teed. Hiljem rohkem flirtiva stiilis. Ei tea isegi, miks tollel hetkel kuskile teada temast ei andnud, et sellisel viisil kasutab klientide andmeid ja kasutab neid enda huvides. Hiljem ilusalongis töötades sai sellest kaablimeest juttu tehtud ja kuulsin mitmelt naiselt, et neil samasugune juhtum. Mõne aasta eest töötas sama mehike veel Elisas ja käis endiselt klientide kodudes. Kujutan ette, Tallinnas ja Harjumaal võib temaga kokku puutunud veel olla. Võib-olla isegi leidis endale naise lõpuks nii. Aga võib-olla leidis. Selles suhtes, et okei, see on tõesti, tegelikult ma arvan, et see ei ole nagu lubatud, et kui sa mingi kliendile hakkad pärast ja seda infot kasutama. Jah, sa ei tohi seda infot kasutada. Aga äkki ta oli kellegi maitse ja äkki mõni naine leidis, et võtke tore kaablimees, suvi ja sõbralik ja tore viskas nalja ja jah, võib-olla nad on happily married nüüd. Jah. No ei, seepärast ongi see, et vaata nüüd, kui ma koolisin ka, et mul käis igast kuradi mehi seal läbi kogu aeg, nagu töömehi tähendab, mitte lihtsalt, et nagu igast töömehi käis läbi. Et tegelikult see on päris nagu praegu mõtlen, et tegelikult kunagi tagada see on koju lubad, vaata. Aga vaata, tegelikult mõtle kui õige, et kui see kaablimees, ta ütleb siin, et mingi õllekõhuga ja tunkedega on ju. Aga mõtle, kui ta oleks olnud hot as fuck on ju. Ja siis kirjutaks sulle, kuidas läheb mingi, siis oleks küll siis on salajane austaja. Ja, et vau, on ju. Et kõik on välimuse taga kinni. Ei, aga see on alati niimoodi, et ongi, et kui mees on ilus, see on salajane austaja, kui ta on kole, siis ta on stalker. Jah, aga nii ongi ju. Ja. Nii et loodame siis, selles suhtes tore, et ta päris mingi perverdiks ei läinud, aga ma olen neid jutte enne ka kuulnud, et mingi ala taksojuhid hakkavad pärast mingi ühendust võtma ja mingi isegi mul oli kunagi niimoodi, ma mäletan, kui ma Baltas elasin, siis tulin ka kuskilt taksoga koju, on ju, ja mis sa naerad? Sa mäletad seda? Ei, ma mõtlen, et sul oli just alles see, et sa tahtsid süüa tellida. Jaa, see on mu teine hea lugu, aga siis see taksojuht hakkas ka mingi, kirjutas, et kuhu sa siis edasi lähed ja niimoodi, aga ma ei mäleta isegi, milline taksojuht välja nägi, selles suhtes ma istusin ta selja taga. Aga mul oli küll selles suhtes kriipar, et nagu sa tead mu aadressi, ma elan üksi seal, väga ebameeldiv tunne, ma lihtsalt ei vastanud talle. Aga selle söögiga, ma räägin siis teile ka tegelikult what do I have to lose, nagu nii seda kala enam ei saa. Ei saa või? Või nüüd ei saa kohe, kui ma selle loo ära räägin. Okei, oota, aga siis te tellime nüüd ruttu juurde seda, enne kui see üles läheb. Okei, ühesõnaga, vaadake, ma promosin hullult mingit kala, on ju. Või ma ei tea, kas ma siin olen rääkinud, aga kes mu vlogi vaatab, siis seal tegelikult on seda tüüpi isegi näha ja ma otsisin teda mingi hetk oma storydes taga, et kuulge, kes see mees on, et ma ostsin ta käest nii head kalakonservi. Ja mulle kirjutas reaalselt pool tema suguvõsa, tema tuttavad, tema õde ja tema naine kirjutas mulle ka, et kuule, see on minu mees, et ta käis jälle peol, et ta praegu magab, et ta pärast kirjutab sulle. Ja siis pärast kirjutaski see mees, on ju. Ja kuidagi lepime kokku, et ta mingi davai, et ma saan mingi Tallinnasse, mis ma tahtsin 10, ei. Sa ütlesid 20, ei.
ma ei tea. Praegu alguses sa võtsid vist, mina võtsin 5 Ma võtsin igatahes. 15, Jah. ma võtsin 15. Et no, et umbes ta ütles, kus see läheb mingi tema tuttava juurde, bla. Ja siis ta mingi, musi oled ju alati olnud. Ma mingi, what? Et nagu, ma panin selle gifi, well that escalated quickly, nagu the fuck on ju, et ma ei tea, mul jälle tekitas kohe nagu ebamugavustunde, et esiteks ma olen su naisega rääkinud, ma tean, et sa ei ole vallaline. Teiseks, mina olin oma mehega koos, kui me sult seda kuradi kala ossime, sa tead obviously, et ma ka ei ole, on ju, et ma ei, miks peab mingi võõras mees mind musiks, ma saan aru, et mu sõber teeb nalja, musi oled, vaata, sa oled võõras mees ja sul on naine, et nagu nii awkward, mina tunneks ennast väga halvasti, kui minu mees kirjutaks võõrastele naistele musi oled, mis kuradi musi on ju, aga selle kala nuiame enne kätte. Ei nuiame selle kala kätte. Väga weird. Aga ja siis ta helistas veel sulle ja vaata siis see kala jõudis Tallinnasse ja siis su tüdrukut õhtul, et et stripparit on teil või? Jaa, mul läks see täiesti meelest ära, ma olin päris purjus ka. Ja helistas umbes, et Märten vist läks järgi sellele kalale ja siis ta oli mingi, kas teil on strippareid ka ja mingi stripparit on vaja või mingi väga kahtlast juttu. Ma saan aru, et ta oli mingi pidune ja värki, aga nagu tõmbanormiks. Kala on sul hea, aga nagu rahune maha, nii hea see kala ka ei olnud. No oli tegelikult, aga kala lihtsalt hakkas niimoodi, et Sten tuli üks päev, ta oli mingi, vaata, sest Sten oli mingi, mulle ei meeldi kala, aga sa andsid talle vaata ampsu ja nüüd ta tuli minu juurde vaata ja siis ta oli mingi, tead, ma olen sellest kalast nädal aega mõelnud, siis ma andsin talle 1 konservi veel ära, nii et mul on, ja ma jätsin, ma ei võtnud ikkagi 5, 1 läks Maarjale, nii et mul on nüüd ka vähem, nii et me peame nuiama selle kala ennem välja. Palju, ma võtan 20 purki. See kestab ju. Ja, võta 20. Ma võtan 5 jälle või 5 või 6 vaata. Ja siis 14 jääb sulle ja siis on üles. Siuksed kalaärikad. Aga sorry, aga mis oled perv, aga samas me oleme kliendid ikka see, et me sust sitasti räägime. Tegelikult me räägime sitasti, me rääkisime see, mis sa ise tegid. Me rääkisime täpselt seda, mida sa tegid, nagu, et me ei räägi sitasti. Ja pealegist me saame alati kellegi teise saata ka neid kalast. Nagu undercover kala. Hakkab kirk küsima, ega ta selle maljukale ei ole. Saadame Stennu ostma, vaata, ma tean ju, ta teeb seda kalatiiru. Kus ta teeb? Ma pärast otsin välja Facebookis on kirjas, kus ta teeb aeg-ajalt, nad tulevad Tallinnasse ka. Davai, siis saab. Kurat, ja ta veel suvel ütles, et hakkab lesta ka müüma. Suitsulesta või? Jaa, suitsulesta, toorest lesta kõike. Aga kuna see putka või see peatus on minu maja lähedal, siis ma saadan lihtsalt Märteni. Märtenile ta peab või saada Mari, ta ei ütle lapsele. No Märtenile ta ütleb, et sulle ma ei müü või? Ütlesin su naisele muusi, sulle ma ei müü. Okei, väga hea. Ühesõnaga saame kala, vahet ei ole. Aga jah, see on nagu nii imelik, kuidas inimesed nagu tunned ennast nagu natuke liiga mugavalt võib-olla. Jah, minul tekitas ebamugava tunde. Jah. Jah. Nii, ei pea omama sekskiike, et asi lendaks. Kuulasin just teie podcasti ja teema, mis teeb naise voodis heaks, pani mul kohe pirni põlema. Kuna olen oma partneriga sel teemal üsna palju ja ausalt rääkinud, jah, me päriselt arutame ka voodi välistel hetkedel, mis töötab ja mis mitte, siis mõtlesin teiegagi jagada, mis meil jutuks on tulnud. Esiteks, aktiivsus. Mu kallim mainis kohe, et kui me esimest korda linnade vahele jõudsime, siis ta oli üllatunud, aga mitte sellest, et ma midagi imelikku tegin, vaid et ma üldse midagi tegin. Meestel ei lähe peale need meritähe hetked. Väike liikumine, natuke initsiatiivi ja voila. Mees on nagu, kas sa oled ja kus sa varem oled olnud. Vastastikune panustamine loob hoopis teise energia. Teiseks, enesekindlus. See, kui naine oskab ise initsiatiivi võtta, pidi olema väga erutav. Kui võtad rahulikult juhtimise üle, teed silmsidet, liigud täpselt sinna, kuhu tahad, mitte nagu eksinud matkaja, siis see on seksikam kui Victoria's Secretis pesu. Okei, koos pesuga on jackpot, aga point jääb, väike kindel liigutus ja buum. Sa oled tema peas veel järgmisel hommikul töökoosolekul ka. Kolmandaks, katsetamise julgus. See ei tähenda, et sul peab öökapi sahtlis sekskiik valmis olema. Lihtsalt see, et oled uudisimulik ja ei ehmata ära, kui partner mõne uue idee letti viskab. See, et oled valmis midagi uut proovima või kuulama, mis teisel mõttes on seksikas. Enne muidugi peab olema keskkond, kus keegi ei karda öelda, et kuule, tahaks proovida midagi ja sa ei vasta sellele haige inimene. Oleneb, mida ta küsib. Täpselt, kui tahab, et ma sulle ikkagi suuguseks, siis ma ütlen võib-olla, et sa haige inimene. Aga see tähendab, et ma ei teeks seda. Aga haige inimene. Vaikselt pomiseb haige inimene. Tõmbab pükse maaises. Haige inimene. Ja neljandaks, kohalolu ja enda naudingu tähtsus. Kui sa oled päriselt hetkes, naudid, liigutad end ja annad välja signaali, et sul on ka hea,
siis uskuge mind, see on kuum. Ja ausalt, mõni ohe töötab paremini kui 30-minutiline sõnamäng. Mehe ego ka silub ennast kohe ise. Lust ja lillepidu. Ma ütlen ausalt, et need soovitused on selles suhtes suht randomid, sest et kes ei liigutaks ennast seksi ajal või oleks Paljud haud vaid, vist on meritähed, mis ma olen kuulnud, et on ikka mõned. et oled lihtsalt vedeled seal või? Mis tehakse seda, ma ei tea. Aga No võib-olla ikka pead aga siis see mees väga hea olla ei saa, kui sul nagu lihtsalt oled seal ja siis oledki nagu jah. Ei tea, või nagu ma mõtlen, kui meritäht on, kas ta ei saa ju liikumata. Jah, muidu ta on nagu laip seal ju. Või äkki siis nagu, kui ta on ikka full liikumatu, et maybe you're raping her. Nagu, okay. Võib-olla tõesti, et võib-olla korra et äkki ei olegi naised, ei ole meri. consent. Äkki naised ei olegi kunagi meritähed olnud, vaid see on lihtsalt tulnud nagu mingi Nendest meestest, jah, kes on mingi vägistavad. reiperid ja nad on lihtsalt ainuke meritäht. Jah, seda ei tahtnud suga seksida. Oh my god, me paljastasime Sest et midagi. nagu ma mõtlen ka, kes ei liiguta, nagu obviously me liigutame. Jah, et nagu selles suhtes sa ei saa muidugi eeldada, et iga naine on mingi hull porn star, kes kuidagi hüppab ja karjub ja käänab ennast tagurpidi, on ju. Aga kui naisel on hea, siis usu mind, seda ikkagi on näha. Ta veidi ikka nagu liigutab või nagu twitchi. Natuke twitchi. Et selles suhtes jah, et niuke. Aga no tore, aitäh õpetamast. No kui sa näiteks oled praegu tundsid puudutatuna naine, kes kuulab, et tõesti ma ei liiguta, no siis need on head nipid, aga ma ei tea, ma ei tea ühtegi, kes tõesti üldse ei liigutaks. Aga samas kui palju, kas sa räägid sõbrannadega, noh, kui sa eile said, kas sa liigutasid ennast? Ei no aga ma ei tea, see tundub, tõesti, ma ei ole küsinud kunagi, aga see tundub natuke loogiline. See on loogiline, sest et sina liigutad, aga nagu samas me ei saa jälle enda mätta otsustad. Võib-olla ongi aga sina ka liigutad ju. Andke kommentaarides teada. Mehed peavad nagu nii rohkem liigutama. No oleneb, kus nad on. Kui naine on all, siis mis tal üle jääb, kui kumbki ei liiguta, siis nad lihtsalt lamavad vagiinas ju. Vot sees. Ja hea pikutada. Hea soe pikutada. Alkohoolik või päriselt see õige? No ma arvan, et vastus juba peidab ennast siin küsimuses või pealkirjas, aga okei. Siit tuleb meeletult pikk kiri, aga ma saadan selle teile ja loodan, et loete selle ette. Nimelt olen mina 19 ja tema 23. Oleme koos olnud kohe-kohe täpselt aasta. Esimesed kuud olid imelised. Nautisime jooke, suve ja 11. Aga suvel juba panin tähele, et tal on kombeks liiga palju juua. Näiteks grillimistel sõpradega ja nii edasi. Olen tal niimoodi järel ka käinud. Meil on korduvalt tülisi olnud näiteks üks, kus teemaks oli tema joomine, kuna tal suht kassib kogu aeg ära joomise pärast, viskab asju laiali, lõhub. Ja siis ma ütlesin talle vihahoos, kui ta noaga vehkis, et tule, aga löö siis, tule kallale. Ta mõtles ja järgmine hetk lendas see nuga minu taga olevasse seina. Ja siis ta kallistas mind. Ma terve öö mõtlesin, et mis kurat see oli, aga see kinnitas mulle vaid üht. Mind ta lüüa ei suuda. Honey, I'm gonna hold your hand while I say this. Aga see oleks sulle pidanud kinnitama ühte, et ta seekord ei löönud sind ja ta ükski normaalne mees, ükski normaalne inimene viskas mööda lihtsalt ei noaga. viska teist inimest noaga, sest et okei, sa võid mõelda, et ta tahtiski vastu seina, esiteks, how the fuck do you know, kui ta on maani täis. Teiseks, ütleme, et ta tahtiski vastu seina, ta tahtis sind hirmutada. See on vägivalla tunnus, see on vaimne vägivald, ta hirmutab sind. Oh my god, fucking nii red flag. Aga mulle meeldib see naiste, see pimedus. See näitas mulle ainult üht, mind tema lüüa ei suuda. I'm the real winner here, no kappikene kalla ei. Oh my god. Siis oli jälle periood, kus kõik oli okei. Tema oli kaine ja meil oli kõik hästi. Mainin ära, et ta joob muidu peaaegu iga päev. Jõudes ajas edasi aasta lõppu laamendas ta niimoodi, et olime sunnitud talle politsei kutsuma. Päris võigas vaatepilt, sest mente oli 2 ja teda 1. Ma pole elu sees näinud kedagi, kes ära viiakse nii, et jalaraudu peab kasutama. Nii et edaspidi ta samamoodi jõi ja nii edasi. Detsember kuni veebruari algus oli see periood, kus neid tülisi oli korduvalt ja korduvalt. Tema oli alati sõpradega, välja arvatud siis, kui me koos olime. Minul näiteks pole ühtegi inimest, kellele sellest rääkida. Mu oma pere ei mõista seda. Olen hakanud mõtlema lahkumineku peale. Oleme kirja pannud mingid kokkulepped, et ta tegeleb oma alkoholiraviga. Vähemalt ma loodan, et ta tegeleb, sest et ta joob pidevalt. Aga samas tänapäeval on neid mehi 2 leeri, kas joodikud või petjad. Ja joodik on ju parem variant kui ringi tõmbaja. Palun öelge, mida ma selles olukorras tegema pean. Kas ma astun siit välja või loodan edasi? Ta ise väidab muidugi, et laps ja load muudaks teda. Ja teiseks minu välimus, et ma ei saaks ühtegi normaalset meest enda kõrvale. Kas ma loon omale illusioone või ongi targem lahku minna? Jah,
jah, palun, mine lahku. Mul on raske seda kirja edasi lugeda, sest iga lause peale ma tahan olla nagu, oh my god, sa oled 19-aastane tüdruk. Run, see on Reaalselt. lubadeta vägivaldne joodikust man-child ja sa oled mingi, ta mingi load muudaks ja laps ei muuda, trust me. kui sa taga lapse saad, you're trapped. Sa mõtled, et sa valid oma laste isaks kellegi, kes on valmis sind noaga ähvardama. Viskama sust noaga jaa, mööda. no see on ähvardamine. Jaa. Ja kommenteerib ta välimust. See on nii ehe nende ebakindlate meeste Jah. tunnus, et hakkab sind maha tegema, et sa kuskil edasi ei läheks nagu. Teine küsimus on see, et kui lahkuminek toimub, siis mis minust saab? Me oleme korduvalt kokku lahku jooksnud ja iga kord on nii sitt tunne. Jah, me tuleme mõlemad katkistest peredest ja ta ei oska öelda, miks ta joob või miks ta nii käitub. Ja iga kord ma mõtlen, mida mina valesti tegin. Kuigi ta alati süüdistab ennast, et nii on. Siit saaks kirjutada terve raamatuga, loodan, et saite põhiinfo kätte. Lõpetuseks lisan siit paar pilti omavahelisest chatist, ma midagi sodima ei hakka. Viimasest tülist siis paar pidu. Pilti, aga Või pilti, paar pidu. No nüüd siin on nende mingi vestlus ja mis iganes on ju. Aga ma tahan ühte kohta, mis ma nagu nägin, oli see, et ta oli mingi, et põhimõtteliselt tüdrukul on mingi, et sa ei ole nagu mulle olemas olnud, vaata. Ja siis see tüüp on vastu, meenutame veits või. Ma olin sinu jaoks olemas enne eksamit, peale eksamit, sinu et sa ei ole mu jaoks nagu kohal olnud, vaata, sest enne eksamit, peale eksamit, sinu lõpetamine, kus olin ainult mina aktusel kohal, sinu sünna, mis läks algusel sinu tüli papsiga. Okei, need on bare minimum asjad, ma tulin su lõpetamisele. Mis sa tahad medalit saada? See on ausalt ja vaata, tead, kõige haigem on see, et vaata, kui ta on mingi, et kui me lahku lähme, mis must saab. See on cringe on mul endal öelda, aga need vestlused meenutavad täiega minu ja Gerdi vestlusi. Ma ise tundsin ka, oh my god, ma olen nii mitu korda temaga lahku läinud ja mul on siis nii halb tunne, bla bla. See läheb üle. Need vestlused on üks ühele. Et ma olin ka mingi, oh my god, me ei saa niimoodi jätkata, see on horrid. Ja siis ta mingi, ei, aga saame ikka. Ja siis nagu surub su ära ja hakkab rääkima, ei, aga vaata, ma olin siis olemas ja tegelikult siis olemas ja sa kogu aeg vingud mu kallal ja mingi tead siuke ausalt, sa oled noor tüdruk, run. Fucking run, see mees on piece of shit. Vabandust, ma saan aru, et teil on kindlasti toredad hetki, aga usu mind, sa 5 aasta pärast mõtled nende toredad hetkede peale, sa ei mäleta neid. Mina kinnitasin ka endale, et mul oli Gerdiga toredad hetki. Ma ei suuda praegu ühtegi meenutada, välja arvatud need mingid korrad, kus mina olin fun või mina tegin nalja, siis meil oli tore nagu. Ja see viimane screen, kui keegi kirjutab üldse naised, kui meesterahvas kirjutab sinuga niimoodi, sa pingud, et ma pean endale uue töökoha leidma ja mida sa teed? Ehk pingutad ka veitsele ja jätke endale mingi töökoha. Et nagu lihtsalt see, kuidas ta ülbitseb, no see tüdrukast just lõpetas kooli, et äkki ta leiabki töökoha või nagu, ma ei tea, joob ja laaberdab, et nüüd sa sittagi töölgi ja sööd ja salga. Oleks mul load ja laps, oh my god, päriselt, palun ära saa lube ja ära saa last ka, palun. No, kui sa siuke jotter oled, siis ei tasu neid lube ka teha, aga tõesti kallis tüdruk, ma juba tahtsin kogemata ta nime öelda. See kiri on saadetud aprilli lõpus. Ma loodan, et sa oled praeguseks taga lahku läinud ja kui keegi praegu vaataja ja kuulaja tunneb siit jutust ära oma mehe käitumise, palun lahkuge. Siuksed asjad ei lähe kunagi paremaks. Ma saan aru, et ta on noor, ma saan aru, et ta on tulnud raskest perekonnast, bla, bla. Me ei saa veeta oma täiskasvanud elu ainult kogu aeg, Toomas, vabandust, mul oli raske lapsepõlv. Kõigil oli põhimõtteliselt. Me oleme enne ka seda öelnud, sa võid teisest inimesest aru saada, see ei tähenda, et sa pead sellega leppima. Ja ma nägin veel väga head pointi, et kui su suhe jääks elu lõpuni täpselt selliseks, nagu ta tänane päev on, kas sa tahad seda? Ära mõtle selle peale, mis võiks olla, kui ta enam ei jooks, kui ta käituks teistmoodi. Kui teie suhe oleks alati täpselt selline, nagu ta praegu on, kas sa soovid seda? Nagu vastus on ei, leave. See ei ole sinu probleem, tema mingi saamatus ei ole sinu asi nagu. Sest et sa mõtled ju, kujutad ette, et äkki läheb paremaks ja sa loodad, et pigem jah. Kui juba aastaga on nii ja eriti kui sa oled 19, Kaila, nagu go live your life. Tõesti, mitte mingi joodikuga, keda politsei ära viib ja usu mind, ma päriselt kardan, et kui keegi juba noaga on valmis viskama, küll ta lööb sind ka lõpuks mingis vihaoos. Täpselt. See on õudne. Minu korda. Väike lugu. Tere Mallu ja tšau Kristina. Väga ametlik. Kui me oma essa tõsise Veikaga kokku hakkasin, nimetame teda Priiduks, oli mina keska lõpetanud ja tema alles lõpetamas.
mis tähendas, et nägime 11 nädalavahetusteti ja tihti just Peipsi lapsepõlve kodus. Priidul olid noored vanemad, umbes sellised, kes kogemata ülikooli SL kursusel rasedaks jäid. Seetõttu olid nad alati mega nooruslikud ning pidutasid kohalikust traktoristide kõrtsust tihedamalt kui Priit ise. Mina polnud sellise vanemlusega kursis, sest minu ema isa norskasid ammu sel ajal, kui Peipsi vanemad alles arutama hakkasid, kas parem oleks karaokeks olida pärlipüüdja või sinine vilkur. Nädalavahetusel, kui jälle Peipsi juures olin, läksime magama ja nagu aamen kirikus leidis enne magama minekut Peipsi käsi end mu jalga vahelt. Harrastasime parasjagu maailma kõige igavamaks temmeldatud missionäri, kuulsime, et maja peal keegi liigub. Ei teinud välja, ent oleks pidanud. Järgmisel hetkel astus Peipsi ema uksest sisse küsimusega, kas see voodipesu said ikka vahetatud või midagi sarnast, täiesti ebanormaalset, mida kella 2 aeg öösel oma täiskasvanuks saanud poja magamistuppa sisse marssides küsida. Mamps ehmatas, tõmbas uks endal kinni, poolel teel vankus veel põntsuga švipsis olekust vastu seina, mina face plantisin ja Peiksil tuli vihast auru ninasõrmetest. Südame puperdamise taustal kuulsime, kuidas Priidu mamps seejärel Priidu õe tuppa tormas ja üle korruse ma olen nii halb ema karjus, ise hüsteeriliselt itsitades. Appi. Igatahes oli järgmise päeva hommikusöögi laudi nii piinlik, et oleks tahtnud seal samaks kringliks tegi muutuda. Pereisa sellest seegast midagi ei teadnud. Seega tegi juttu ja rääkis midagi hilisemast trenni minekust. Selle peale ütles pereema täiesti ilma mõtlemata, et jah, Priit käis ka kunagi jõusaalis, aga nüüd teeb teisel rindel trenni. Appi! Issand, kui cringe. Punaste põskede saatel surusin röstsaia endale kurku ning kannatasin oma elu kõige pikemat vaikust. Enam selle kutiga koos pole, ent iga kord, kui ta ema jooksurajal kohtan, tahaks metsakarudele toiduks printida. Annu Lääne Virumaa kandist ikka hääd. Oh my God, aga see on nagu nii cringe, aga vaata, see on väga tore, et nagu selles mõttes tore, et sa jäid nagu jäite vahele nagu inimesele, kes on nagu tegi naljaks, et tegid siin trenni, kui see, kes oleks nagu mingi appi, mine minema, nagu sest inimesed reageerivad. Normaalne oleks lihtsalt paned ukse kinni ja ei räägi sellest. Aga ta plämmis ka, vaata, sest ta oli appi, ma olen, läheb õe tuppa, oh my God, sa ei tea, mis ma nägin. Sa kujuta ette. Sa näed praegu, et nagu sa ei oleks nii teinud, kui sa oleks maani plämmis ja sa astuks kellegi tuppa sisse. No kui see oleks mu laps, ma läheks oma tuppa ja nutaks kõigepealt tund aega ja siis ma ei räägiks kunagi. Ma laseks enda aju kustutada. Oh my God, see on nii hästi. Lobotoomia. Aga nagu see ongi, vaata noored vanemad ise plämmis, vaata, ja siis kõrtsus käivad ka tihti, et siis ongi nagu, et nad on nagu fun parents, vaata, cool parents. I'm a cool mom. Ja, aga kujutad ette, et sa näeksid oma vanemaid seksima, siis hakkaksid hommikuloos rääkima, no mäletad, kuidas teie eile nussi tegid. Nagu, see on kuidagi wrong. Minu meelest vanemad ja lapsed ei tohiks omavahel oma neid asju arutada. Vähemalt mina ei soovi. Aga kas sa räägid Marile seksist? Et nagu, et täna nussisin või? Ei, ma mõtlen, et nagu, et kui ta piisalt vanaks saab, et kuuled, et ta teab, me oleme rääkinud. Ta teab. No, et see mõttes tead, et nii palju tuleb ikka lastega rääkida. Jaa, aga nagu mitte selles suhtes, et kui tal mingi poiss tuleb külla, siis ma oleks mingi, no, kas tegite seda vana inimest asja ja nagu rahu maha kõik. Õnneks Mari on veel nagu nii ikkagi lapsemeelne, et ta nagu, et ta ei ole Sephora girl, vaata, ta huvita poisid. Aga tead, Sephora girl on meil Lende, kelle eluunistus oli saada Labubu. Mu ema ostis talle Balti jaamast. Kas Lafufu või Labubu? Ma arvan, et see oli 18 €, ma arvan, et see on Lafufu, aga no tead. Lende ei saa aru nagu nüüd. No ma arvan ka, et ei saa aru, sest ma tellisin Sheinist 3 tükki, nii et nad täna saavad siis selle üllatuse. Väga lömmispakid olid. Ma ei usu, et nad aru saavad, vahet ei ole. Kas, aga miks sa 3 tellisid, kui Lendel juba on üks? Aga mu ema ostis eile. Okay. Ma ei teadnud, mul eile aga alles tulid kohale. Kusjuures low-key, nagu ma ei tea, mis on mingid debiilikud nende Labubudega. Aga low-key I want one now. Nagu ma veits tahan, aga nagu... Ma tellin meile ka Sheinist. Tellin meile. Siis me oleme Lafufudega. Jaa, savi ju. Jah. Ma vaatan, mis see kvaliteet on, ma saadan sulle õhtul pildi. Davai, kui see on ikka mingi trolli kvaliteet. Et nagu savi. Ja Lende saatis ka mulle pildi eile, et ta soovib see Rio de Janeiro, see roosa sprei, vaata. Ta oli mingi palun, kas ma võiksin selle saada sünnipäevaks, siis ma tahaksin enda skin care ja mingi, tal on need. Kus ta nüüd sai seal koolist tuli või see? Ma ei tea.
ta vaatab vist YouTube'is neid shortse ka ja siis Mari ei vaata üldse neid ja Martat ka ei huvita, aga Lende on kuidagi mingi labuubu Kelani ja vaatab ka YouTube shorts ja see on nagu ta see niuke, ma ei luba neid üldse, sealt tuleb mingi lollakad asjad sealt kogu aeg minust YouTube shortsist. muidugi tulevad. Ja ma nagu, siis ta teab, et ma luban tal põhimõtteliselt peale vanni 15 minutit, kui ma juukseid kammin, siis ta alati need, et ta läheb jookseb mul isegi mu telefon magamist jookseb enne talle, no siis ta toob mu telefonist, ta saab 15 minutit, sest et minust see on vahepeal vaatasin, mis asi see tuleb, aga ta nii väga tahab vaadata ja siis ma 15 minutit luban peale vanni. Ja vahepeal hommikuti ka, aga see on nagu täiesti debiilsused, aga nagu ma tunnen, et ta aju nagu fry samas upib. pooled asjad, mis ma TikTokis vaatan, Ei, täielikult debiilsused. Sama, aga ma mõtlen, ma hoidsin ennast siin vahepeal nii kursis sellega, et Triin S läks Saaremaale ja kõige õigem on see, et vaata, ma neid laive kunagi ei vaata, kuna neid klippe pannakse, onju, siis ma ütlen sulle, et 99% nendest klippidest, mis ma vaadanud olen, siis on see Miku seal ei saa mingi näite, kellega sa hotellitoas saad. Kas keegi temaga kunagi normaalset vestlust üldse on pidanud? Kas see on eksisteerib? Ei, ta on mingi näita, kes siin hotellitoas on. Et ma tulen kohe sinna, oota, ma laenan mu telefoni täis ja ma tulen sinna, kui seal on keegi, ma toon kõik kokkunud sisse. Aga siis mu sõbranna just teile kirjutas lambist, et Miku on nepo baby. Et ühesõnaga tal vist on nagu... Isa pidi diplomaat olema või mingi siuke asi. Ja seepärast ta saabki, nagu ma mõtlengi, et kuidas see nagu okei, neile kantakse raha ka, aga tema, nagu tal ei olnud, nagu ta kunagi väga ma ei tea, kas ta on see, teeb ikka, küsib toona, aga ma mõtlen nagu seda, et kuidas ta saab niimoodi diplomid, aga isa on diplomaat. Mõtle, kui Mark ikka, et su laps on mingi TikToki mingi parm. Nagu ma tunnen, et ma tõesti, kui minu lapsest saaks nagu Triin S, sorry, või üldse need teised TikToki need on ja siis ma tunnen, et ma olen läbi kukkunud emana. Ei, see on kurb. Ma lihtsalt mõtlesin selle peale, et vaata mingi hetk, ma ei tea, mingit klippi jälle nägin, kuidas, ma ei tea, mida see Triin ütles sellele Mikule ja see Mikul nagu nägu siiralt läks naerule, et mulle tundub, et ta on armunud, on ju. Aga ma ei saa aru, et kuidas nende vahel saab mingi suhe toimuda, sest et reaalselt, kas on siis mingi teine Miku ka olemas, kes ei ole mingi, kes seal on, luugid kinni. Aga ta vahepeal on kaine vist ka. Millal? Aga nagu mul on paar klipid, kus on kaine ja tegelikult ta tundub tegelikult selline vend, et kui ta oleks nagu tõmbaks kaineks ja hakkaks normiks, et tegelikult oleks nagu lõbus inimene. Kui ta ei oleks selline nagu... Ta on nii agressiivne midagi. Aga kui ta joob, aga kui ta kaines, ta tundubki vaata, mingi armund ja lõbu, et ma kujutan ette, et tal on mingi sweet side. Ja see aga mulle tundub, et see Triin naudib seda täiega. Tähelepanu. Nagu ei seda, kui... Nad tegid mingit laivi, kus nad olid koos kuskil söögikohas. Ma ei kujuta ette, mis tunne teistel inimestel seal ümber. See jälle tagus midagi karjust kinni tagumisest kellegil ja Triinu kõri läbi lõikamisest või ma ei tea, mis jutud neil seal olid, on ju. Ja ta räuskab ja mul on näiteks see, et kui keegi hakkaks siuksel toonil minu kõrval rääkima, mul tekib nagu see, et oh my god, ma tahan ära minna või ma ei soovi selle inimesega ühes seltskonnas olla. See räuskab ja Triinu nagu on siuke. Ja no, mis siis, kui olekski teine mees? Ja siis see, nagu kütad seda Mikut üles, ta läheb veel rohkem kettasse. Ta mõtlebki see, et ta teab, et ta nagu nii löö mind, vaata. Ta lööb mööda. No jah, aga kuidas? Vaata inimesed ongi erinev see, et mõni, vaata, ongi, et sa oled kasvanud võib-olla, nagu või on nagu mingi, et nagu karjumine nagu ei tõmba lukku ära, vaata, või nagu ma ei tea. Ja no ja isegi kui tõmba lukku ära, kas sa tahaksid istuda mehega laua taga, kes lubab kõigi luugid kinni. Äkki Stigin Loki armastab teda vastu ka, ei tea ju. Ma ei tea. Inimesed on lollimateski suhetes olnud. See on, jah. Ja kas meil on, ma räägin teile ka siis juba, ma rääkisin meie laivil ka seda TikToki jutte siis veel, meil rootsed kuulajad vaatavad TikToki ju ka. Me saime kirja ühelt inimeselt, naisterahvalt, kes väidab, et see Rasta perekonna mees sebistada, tahtis kokku saada, sebistada. Kas sa lugesid seda kirja? Saatis pika kirja, pärast vaata, see on seal Tartu laivide kaustas. Ja ta oli sellel ajal koos oma naisega, see oli alles nüüd mingi just eelmine aasta või millalgi. Et nad elavad seal Pukas on ja see, kes kirja saatis, oli sinna kanti kuidagi nagu sattunud või midagi ja ütles, et see tüüp kohe lisas ta Facebookis sõbraks ja mingi umbes, et noh, et saame kokku ja teeme midagi ja ühesõnaga, et tundub sketši. Ma ei ütle, et ta on petnud, aga see on kahtlane.
ja sünnis kustutas oli. mingeid sõnumeid ja ma ei tea, kas siis oma naise eest või midagi. Väga huvitav igatahes. Üldse see TikToki elu on nagu nii teine elu, aga see vahepeal tuleb mulle ette. Ma olen ikkagi üritanud teha oma For You page, et mul tuleks ainult Ameerika mul TikToki. tulevad kanad tegelikult mostly. Ma tean nüüd kanadest nii palju. No okei, aga nüüd mul tuleb mõned mingid toredad Eesti nagu content'i loed ka, et ma hakkasin just mingit ühte Liisit jälgima. Hästi lahedad niisugused vlogi stiilis teeb niisugused TikTok'e Ja niimoodi. mina olen ka näinud paari Eesti inimest, osad teevad mingid retsepte ja mingid vlogistiilis, et need on nagu hästi toredad. Ja. Tegelikult ma neid jottereid rohkem ei teagi kui Triin S ja Miku. Näiteks Kajaga. Kaja ei tule mul üldse enam ette, kuigi Ta blokkis äkki. ei, ta võttis maha, sest et ta on paar korda tulnud, ma tean, et nüüd ta nimi on mingi Maailma Jumalanna või mingi siuke asi. Aga kuna ma vist ei vaata, siis need ei tule ette ja mul ei tule neid klippe ka enam, et ma ei tea, kas Mul ta tuleb, siis ma hästi jälgin, ma ei tea, kas seda Jaan Tamm enam ei ole. on. Sai tagasi oma Ma ei tea, kontole. kas ta sai tagasi, aga üks nimeline oli Ja igatahes. ühesõnaga siis mingi Kurnjau ja need, ma ei tea, ühesõnaga kõik need. Kossi memm või mingid. Ja, no, ma ei tea, kas ma follow neid või ühesõnaga nende kontod mul ta klipitavad ette, et siis ma ikka nagu vahepeal vaatan, aga mul on see, et ma saadan neid vaata võib-olla ongi see, et seepärast tuleb, et ma võib-olla otseselt ei like'i neid, aga kui mingi naljakas klipp on, ma saadan edasi vaata inimestele. No ma ei saada üldse kellelegi, aga samas ma olen mõnikord favoritesesse pannud sellepärast, et siis kui Märten tuleb ligi õhtul vaata, siis ma näitan talle, vaata, mis ma tänane kõike nägin, et ma ei saada. Aga võib-olla tõesti nüüd ma olen ise selle kurja endale kaela kutsunud kahjuks. No, et meie nii hullud ei ole, aga selle kirjurite tagasi minnes, et jah, et selles mõttes, et ongi vanemaid on erinevaid ja minul oli ka noor ema vaata lihtsalt, siis ma võib-olla tean, et vaata, meil oli alati nagu ka selline niuke nooruslik seltskond oli kogu aeg ümberringi, et et oligi, et ma mäletan, kui minu klassi vanemad olid 40 ja minu ema oli mingi 30, mu ema oli 24. Et siis see oligi nagu, et mõtle, mu ema sõbrad kõik olid ka mingi 20 kuni 24 ja siis mu klassi ajal olid mingi 40 aastad, et nagu, et see vahe on nüüd nii erinevad. No jah. Ühesõnaga, järgmine kiri pealkirjaga Junni saladus. Tere! Jumaldame teie podcasti, aga lähme asja juurde. Lugu on selline, et mu tuttav oli mõnda aega tagasi koos ühe huvitava mehikesega. Mainin ära, et minul on ta kogu aeg imeliku vaibi andnud, veits meeste armastajat isegi visanud. Nii et ma väga imestanudki selle jutu peale, aga ma ei ole lihtsalt kuulnud, et keegi mitte midagi sellist teeks. Nad olid teadnud teineteist ja suhtes olnud maksimaalselt 2 kuud, kuni mees otsustas ühel päeval oma räpaduse saladusega lagedale tulla. Ühel suvalisel päeval voodis vedeledes oli neil jututeemaks tulnud hügieeniharjumused. Härra hakkas väga casually rääkima sellest, kuidas ta WC-poti peal ühte rituaali harrastab. Nimelt, kui tal häda number 2 tuleb, läheb ta potile, hakkab punnitama ja kui junn on piisavalt väljas, siis ta lükkab selle oma sõrmedega tagasi ja kordab tegevust mitmeid kordi. The fuck did I just read? Tal on... Mulle pilt tasku praegu. Tal on sitt persest väljas. Ei, ma sain väljas. aru, aga ma mõtlen nagu seda, et meestel on see, äkki ta rahuldab ennast oma enda sitaga. Tead, ma ütlen kohe ära, et kui tahke sitt sul on, kas see on kivikõva või? Probably. Sest et nagu... Võib-olla ta ei söö tatleid ja siis tal nagu ei käi kõht kergelt läbi. Või ta meelega sööb hästi saia. Kivikõva leiba. Vett ei joo, vaata. Appikene. Okei, ma ütlen ausalt, siukest asja ma kuulen esimest korda elus. Ma ei tea isegi, kas see on hullem või. Kui sa ütled, ma viskasin selle pudeliga vastu tatti, ma ei tee isegi nalja. I will fucking... See on koduvägi on. Enne kui enne oli juust, täpsemalt. Ma ei taha mitte mingit piimatooteid kuulda. Ma ei taha mitte ühtegi piimatooteid kuulda. Aga see oma sitaga rahuldamine on veel nagu next level, nagu mis... Ma ütlen kogu aeg, et see podcast on nagu blessing and a curse, sest ma armastan seda podcasti teha. Aga nagu ma saan nii palju infot, mida ma muidu ei saaks, kui ma lihtsalt oma sõpradega suhtleks. No samas, kui keegi meie sõpradest teeks sükest asja, ma ei usu, et nad ütleks. Seepärast ma räägingi, et see info jõuaks minuni. Neiu oli täiesti ahastuses ja šokeeritud, aga mees küsis, et kas see ei ole tavaline asi, mida kõik inimesed teevad? Mainin ka ära, et ta teeb seda iga kord vetsus ja ka duši all. Aga siin on 2 varianti, kas sa siis situd enda duši alla selle kivikõva junni või sa lükkad perse tagasi ja lähed potile. Ei, ta lükkabki perse tagasi.
ja siis põnitab uuesti, siis teeb see ei saa olla, aga aga oota, siin lõpus ongi see, et pärast arutasime, tuli välja, et see levinum tegevus apparently on sittudes eneserahuldamine meeste seas. Mis te arvate, kui oleks 10 mees, aga tal oleks selline hobi, kas te suudaksite seda aktsepteerida? Ei, Tead, mina mõtleksin, et kui sul oleks selline hobi ja sa muidu oled 10 mees, sa ei ole 10. esiteks ma ei soovi sellest midagi teada. Ja kahjuks, kui ta selle välja ütleks, ma ei saa enam tõsi. Võt käest kinni, küünalune pasana alati natuke või? Natuke kaka molekuli käte peal. Ma olen nii traumeeritud praegu. Dušal on ka kakamolekulid igal pool. Miks ta endale lihtsalt ei osta buttplug'i või väikest vibraatorit? Äkki ta ei teadnud. Vaata, mehed on tõesti nagu, mingi pede ei ole, ma ei hakka midagi perse panema, siis mängid sitaga oma perseaugus. See on tõesti kuradi, see on ainult mehed. Only men, ma ei imesta, et mehed sellega tegelevad. Ükski naine tuleks selle peale. Kui naine tahaks midagi perse saada, siis ta läheb normaalne inimene, palub mehe käest või ostab endale mingisuguse objekti, mis käib sinna. Mitte ei mängi oma sitaga. Mitte ei hakka. Ja siis südamerahus räägid seda, kuu aega tead kedagi, maksimaalselt 2 kuud. Ma saaks aru, et ma suri voodil. By the way. Enne surma on viimane asi, okei, ma räägin sulle ühe kõige haigem asja ära, mis ma teinud olen. Vaat siis see on aktsepteeritav, kui sa järgmise minuti jooksul ära sured. Ma mõtlen, kuidas sa seal avastas, kas ta oli kõht ükskord nii kinni? Ja siis ta mõtles, ma ei viitsi punnitada, lükkas sisse tagasi. Täiesti haige, lähme edasi, tõesti nagu. Oh my god. Kakakotid. Saadan teile ühe loo, mis minuga aastaid tagasi juhtus. Olin tollel hetkel oma kaaslasega koos olnud alla poole aasta ja elasime veel eraldi korterites. Tema rahuldas ka ennast kakaga. Laupäeva õhtul olime mõlemad väljas pidutsemas, kuid eraldi pidudel, sest minu pidu oli töökollektiivi sisene ja temal oli oma sõpradega väljas. Ütlen kohe ära, et minul alkohol liiga kergelt pähe ei hakka, kuid kaaslasel oli tol ajal komme natuke üle piiri minna. Kella 2 paiku kirjutas ta, et liigub koju ja kutsus mind ka sinna. Kuna ka minu pidu hakkas lõppema, hakkasingi tema poole jalutama. Jõudsin tema korterma ette ja kuna ma teadsin ukse koodi, sain ma välisuksest kenasti sisse. Korteri võtit mul aga ei olnud, kuid mu kaaslasel oli komme alati ust lukust lahti jätta, kui teadis, et ma olen tulemas. Seekord aga minu üllatuseks oli korteri uks lukus. Koputasin, keegi vasta. Läksin siis tagasi õue ja kuna ta elas esimesel korrusel, siis oli teatud nurgalt võimalik akendest sisse vaadata ka siis, kui kardinad ees olid. Vaatasin akna sisse, nägin, et kõik tuleb põlevad ja minu kaaslane lamab üle riietega keset voodit. Koputasin kõvasti akendele, läksin uuesti trepikotta, koputasin uksele, tegin miljon vastamata kõnet, mitte midagi. Ta oli ennast nii täis joonud ja magama jäänud, et ei reageerinud mitte millelegi. Olin püha viha täis ja kirjutasin talle Messengeri. Otsusta ära, kas sa tahad mind või ei. Mind magab õndsut. Otsusta ära, ta ei saagi otsustada midagi, ta on literally kuradi sleeping, aga okei. Ma saan aru, ma oleks ka vihane, pean ootama, aga ma läheks koju siis ära, kui ta järka vaatab. Mitte, et otsusta ära, ta ju magab, sa nägid, et ta magab, mitte, et ta ei saa otsustada, okei. Ja tellisin takso ja läksin koju. Kojudes hakkasin ma natuke rohkem mõtlema, et kas oli minust ikka tark tegu ta sellises seisundis sinna jätta. Võib-olla oleks pidanud kiirabi kutsuma, aga seda ma ei teinud ja läksin magama. Fuck men. Fuck him. Isa ta jäi magama. Isa ta ei valinud mind. Hommikul ärkas mu kallim oma sügavast unest ja nägi kõiki neid vastamata kõnesi, mis ma tal eelmine öö teinud olin. 15 minutiga oli ta minu juures, vabandas ja elas läbi oma elu kõige hullemat pohmakat. Nüüd aasta hiljem tarbib minu kaaslane alkoholi harva ja mõõdukalt ning oleme koos jätkuvalt väga õnnelikud. Minu loo puhul lõppes olukord õnnelikult, kuid järgmine kord vist teeksin kõne 112, sest pigem karta kui kahetseda. Alkoholi liigne tarbimine on siiski väga ohtlik tegevus. Parimad soovidest teie fänn. Tegelikult muuseas mõistlik, ma ei isegi tulnud selle peale, et tegelikult kui teine on nii purjus, et ei kuule isegi akna peale kopsimist ja voodi on akna kõrval, võib-olla tõesti nii täis, et keerabki ennast kuskile sellile. Otsi kiirabi sisse saab. Seisame kõik koos selle ukse taga. Äkki nad koputavadki. Ei, ma arvan, et siis ikka kutsutakse äkki pääste või midagi, mis teeb ukse lahti, sest et no muidu oleks ju nii, et keegi kukub kodus pikali, kiirabi tuleb, ütleb, no kahju sisse, me ei saa, läheb ära. Seda küll, jah. Keegi peab nad sisse laskma. Mõtles järkab joobes saada ja lähme pohmaks kiirabi, päästan ukse maale, hakka hommikul lukku abi tellima, ma oleks mingi, jätab maha vaatas, peab luku abiga 2 sotti jälle läinud. Oi jumal küll.
aga noh, parem ikka see, aga kui jah, see, mis ta surnult ukse leida. lukku keeras üldse. Ta ikkagi tegelikult ei ta tegi oma otsuse ära, ta tegelikult ei tahtnud sind ukse. Vaata, osadel on see snepper uks. Sest minu Aa, jah. näiteks ka kodus ju uks läheb ju ise lukku ja Ja. lahti ei saa seda. Seda küll, jah. No ühesõnaga, lõpp ja kõik hea ja tore, et ta siis Aga oi, ma oleks nii kettas. Ei, ma oleks kui ma täiega. kuskile kohale lähen. Ja kui sa oli alutad, vaata. Üldse vahin selle ukse taga. Oh my god. Ma kirjutaks ka otsust ära, kas tahad mind või mitte. Make up your decision. Nii. Adjöö, Peep ja sõnad. Hei, kuulasin teie eelmist episoodi ja häbitunne tagastamata raamatute pärast tõi mul kohe meelde järgmise loo. Olin 2. või 3. klassis, kui kohustuslikuks kirjanduseks anti Peep ja sõnad. Lugesin selle vastumeelselt läbi, aga siis see raamat lihtsalt kadus. Otsisin kõikjalt, kuid raamat oli jäljetult haihtunud. Lõpuks pisarad silmis tunnistasin vanematele üles, millise kohutava kuriteoga olin hakkama saanud. Mäletan, kui koos isaga läksime raamatukogu tädi juurde lootuses lahendust leida. Õnneks polnud tädi range. Ta kehitas õlgu ja ütles, toogeme lihtsalt mõni teine raamat asemele. Nii tegimegi. Valisime kodust raamatu ja kuigi tädi vaatas seda üsna krimpsus näoga, võttis ta selle vastu. Mina hingasin kergendunult. Asi ants, karistus kantud, elu läheb edasi. Paar nädalat hiljem koristasin aga kappi ja mis mulle sealt vastu vaatas? Peep ja sõnad. Süda jättis löögi vahele. Ma olen valetanud. Petnud süsteemi. Mis nüüd saab? Paanika kasvas. Mõistus keeldus töötamast. Ja parim, mis ma suutsin välja mõelda, oli raamat aknast välja visata. Laps ajuanikuni, jah. Elasin tol ajal 5 korruselise paneelmaja 3. korrusel. Maja taga olid lillepeenrad ja ühe vana naise majake. Tegutsesin kiiresti. Haarasin raamatu, jooksin akna juurde ja heitsin selle pimedast aknast kaarega välja. Yes, probleem lahendatud. Aga siis tabasid mind meeletud süümepiinad. Koolis oli ju räägitud, et raamatud on pühad ja neid peab hoidma. Ja mina viskasin selle lihtsalt aknast välja. Palvetasin, et öösel vihma ei sajaks ja lubasin endale, et hommikul päästan raamatu ära. Tuli hommik, mõtlesin kooli minekut kiire vabanduse välja ja jooksin maja taha, et oma pattu eastada. Aga mida polnud, oli raamat. Ilmselt oli vana naine selle juba pahaselt peenrast leidnud. Nii et sinna ta läks. Peep ja sõnad igaveseks kadunud. Siiani ma ei suuda uskuda, et tol ajal tundus kõige loogilisem lahendus. Aga nojah, see oli 8-aastase minu loogika. Nüüd lähen räägin selle loo lõpuks oma vanematele ära. Pole seda neile siiani tunnistanud. No vähemalt said nüüd südamelt ära. Mulle meeldib see lapse paanika mingite suvaliste asjade üle, et oh my god, I lied. Mingi, I have to. Ja, et ei tulnud sellele mõtte, et ma panen põlema selle vaikselt kuskil seal prügikastis või midagi. Vähemalt tuli nagu nii palju, et viskasid aknast välja. Ja naabrimott oli mingi täiesti perses. Mis kuradi Peep ja sõnad, minu peenras. Sina veel eriti nüüd peenramutt tead hästi, kuidas jah, kui kellegi raamat minu peenras. Mari oleks näiteks veel enda keegi viskab raamatu peenrasse kohe üle põlve. See sulle meeldib see üle. Sul hakkas see 34-aastase mehe jutt meeldima üle põlve ikka väike vitsaja. Nii cringe nagu appikene ei kennnud. Ma rääkisin Märtenile ka seda ja ta reaalselt terve õhtu iga suvalise asja peale ütles, no jah, tuleb üle põlve panna. No ma räägin, et kui sa korra mainid selle 30+ mehele, nüüd tal hakkab meeldima see. Ta oli need ära unustanud, nii et seda episoodi kuulab, see hakkab jälle pihta. Üle põlve. Väike vitsake. Tuleb siia, ei saa istuda, no jälle pandi üle põlve. Tegin poondust. Ei jah, see on ikka õige, õnneks. Ja siis ma rääkisin oma sellele uuele sõbrale ka seda. No, et me rääksimegi vist teitimisest ja näed, siis ma ütlesin, et... Mis uuele sõbrale? See Tartu. Jah. Ja siis ma ütlesin ka talle, et umbes, et no küsisid, rääksimegi vist mingit suhetest või teemat. Siis ma ütlesin, et ühe teema, ühe mehega mingi aeg, et lubas üle põlve panna. Siis ta oli mingi, mis see tähendab üldse? Siis ma pidin talle pildi otsima, mis tähendab üle põlve panemine. Siis ta oli mingi, ma pole kuulnud isegi sellest. Mulle tundub, et selline, mis on eriti haige, et vanasti väikseid lapsi pandi üle põlve. Aga kui me Märteniga sellest rääkisime, siis olime ka nagu, et üldse kui haige asi, mida teha, et su laps teeb pahandust, siis esimene mõtlen, ma võtan ta suguelundid paljaks, panen need endale sülle ja siis löön teda vastu tagu, nagu the fuck is happening with your brain, nagu mine, go get mental health, kui sul nagu tõesti esimene mõte laste distsiplineerimisest on, et ta mingi püksid maha võtta. Või mingi rihmaga peksta või mingi... The fuck? See on rets. See on rets, jah. Kõige haigem on veel see, et kui sa võtad püksid maha, siis sa oled siin mingi,
palja pissu ajal. Pervert. Ei rets ikka. Võiks läbi pükste rihma anda siis. Let me have some dignity. Mina sain ikka läbi pükste. Oh my god, hästi elame. Tean jah. Hästi elame. Seelikuga mees. Minu lugu pärineb umbes 10 aasta tagusest ajast. Meil on varastest 20-ndates. Valaline ning otsisin uusi tutvuseid ja seikluseid. Tol ajal alles hakkas internetis tutvumine hoogu koguma. Tinderit vist isegi ei eksisteerinud veel või kui eksisteeris, ei olnud see meie kandis liiga populaarne valik tutvumiseks. Mina kasutasin üsna aktiivselt paari erinevat tutvumisportaali, kus sain päris mitme mehega tuttavaks. Kuid üks tutvus jäi eriti eredalt meelde. Tegu oli võrdlemisi sümpaatse välimusega meesterahvaga. Pikk, mehelik, sportlik, ka näolopp oli viisakas. Kahjuks meie omavahelist suhtlus väga ikka lappinud. Üsna kiiresti liikus jutt tema poolt allapoole vööd teemadele ning mulle see ei sobinud. Andsin sellest talle ka teada ning otsustasin suhtluse lõpetada. Kohtumiseni me temaga jõudnudki. Loo püant seisneb aga selles, et kui talle viisakalt teadsin, et ma temaga kohtuda ei soovi, hakkas ta nuruma, et võiks ikka kas või korraks kokku saada. Ta ütles, et tal on tegelikult üks hobi, mida ta väga sooviks mulle näidata ning äkki see muudab minu suhtumist temasse, tekitab rohkem huvi. Kõlab intrigeerivalt, kas pole? Mis tema hobi oli? Kindlalt te küsite. Nimelt meeldis ärale käike perse ausalt ka. Meeldis ärale selga tõmmata naiste riided. Seelikud, sukad, kontsaga saapad. Tema soov oli kiireks kohtumiseks selga tõmmata lühike seelik ning kõrged kontsad. Ning ta oli veendunud, et just sellises outfitis esimene kohtumine oleks muutnud minu seisukohta meie suhtluse jätkamise osas. Ma ei teadnud, kas nutta või naerda. Olen võrdlemisi liberaalsete vaadetega inimene, kuid see asi oli isegi minu jaoks liig, mis liig. Ütlesin talle siiski ära ning sinna see tutvus jäi. Aastad on möödunud, pole tolle noormehe peale enam mõelnud, aga võite arvata, kui suur oli mu üllatus, kui alles hiljuti ühel suvalisel neljapäeva hommikul jõusaalis trennides temaga kokku jooksin. Õnneks ta mulle ligi ei astunud, kuigi pilkude järgi võib eeldada, et tundis mind ära küll. Trennis ta siiski seelikuga polnud ja võõras inimene oskakski arvata, et see on selline tubli spordipoiss vahepeal sukad jalga tõmbab. Teete ägedat asja. On ikka mehel mõtteid, et kui sa muga niisama kokku ei taha saada, et aga kui ma seelikud kannan. Kui ma panen uhke kontsaga saapad. Aga mul on nii ilusad kontsad. Naistel on see, et vaata, näed mind mu seksikat riietes, vaatas mees on mingi let me show you some. Tead, kõige haigem on see, et ma olen mõelnud, et mõtle kui ma ei saa enam lõpetada. Live something. Et oled mingi mehega jupp aega koos olnud ja siis ta ütleb sulle, et tegelikult mulle meeldib nagu seelikud kanda. Nämad ta ütles kohe ära. Jah. Sest ma ei tea, kui tuled koju, ta on nagu mingi teeb süüa, vaata kontades. Girl, I'm cooking something. Nagu ma ei kujuta ette, mida ma teeksin, kui Märten Lambist ütleks, et tegelikult mulle meeldib nagu cross-dressida. Et nagu, mismoodi see välja näeb, läheb aeda tööd tegema, tõmbab mingi negligee selga ja ehitab aeda või kepsutab seal peegli ees mingi 45 suuruses kuradi kontsasaabastega. Kepsutab seal ei, kui te lähete teidile vanalinna, siis ta kepsutab nende kontsakingadega. Munakivi tänaval, siis ma pean käe alt toetama. Täpselt nii. Siis kui mõlemal on, siis koperdame niimoodi kahekesti. Nagu purjus sõbrannad. Oh my god, ma kusan täis ennast. Aga kui ma peaks valima, et kas mu mees on crossdresser või rahuldab ennast oma sitaga. Las ta pigem tõmbab see seeliku selga. Tõmba see selg rahulikult selga. Tead, kui tahad, tõmba topp. Võin sulle oma trussikuga stringe laenata. Jah, tahad, tõmba veel see rebase kraega ümber ja ostame sulle ilusa kübara ja lihtsalt sita mängud rohkem. Jah, jätame need kaka-asjad rohule. Ma kujutan ette, kui äge meie see magamistuga kapp välja näeks, siis et lükkad minu poole lahti, siin on kleidid, lükkad Märteni poole lahti, siis on ülikonnad ja siis tuleb paar sellist õhtukleit. Õhtukleit ja paar seelikut. Suuruses. Ei, tegelikult naiste L ei ole meeste L. Ei, mingi XL. XXL. Mart, pakkperse. XXL. Raisk. Päras. Saad aru, üks päev läksime Märteniga Prismasse
ja siis ta pani nagu riidesse, siis ta alati, kui ta riidesse paneb, siis ta mingi, kas see sobib või? Nagu I don't care või ma ei ole mingi super, ma ei tea, mingi stiili, ta riided go crazy on ju. Ma isegi eriti ei vaada, ma mingi ja lähme uksest. Siis ma mingi, Karlsson, kus väike vend on? Vennal olid lühikesed püksi. Kõrge kaelusega ruudulised püksi. Ta oli reaalselt nagu väike Karlsson. Ainult propeller oli puudu. Ei, jah, Märt. See oli funny, aga vähemalt ei olnud seelik. Jah. Nii et. Karlsson katus. Teeme arvan, et ei tohiks sul küsida, you don't care, vaata. No siis ütlesin küll, et I don't care, uksest välja asju kohe mõnita. Aga meelega enne ei tahtnud öelda. Ma ei vaadanud. Okay. Aga siis kaugeldaks vaadanud. Kus väike vend? Kes? Lol. Igatahes. Oi. Võtta järgmine kiri. Nii. Oi, tead, mul kogemata tuli ette, keegi oli just see sekund kirja saatnud vale arusaamadest. Ma loen selle vahelduseks ette. Okay. Minu vale arusaam suunatuledest. Hei, Mallu ja Kristina. Kõigepealt tahan öelda, et toodate kulda. Olses on esimene kord meie ajaloos, kus me loeme kirja sellel, nagu reaalselt see sekund, kui see tuli. Yeah, I'm reading it. Ootan iga neljapäeva põnevusega. Huvitav, milliseid salajutte nad see episood loevad ning mis on nende nädala kõrg ja madal hetkel ning millist kossi neil on. Ja ikkagi järgi unustage sponsorite hetke ka, seda ei tohi edasi kerida. Tihti kuulan salajutte jõusaalis käies ja alati loodan, et inimesed ei arva, et ma olen psühho, sest naeran omaette. Igatahes, never stop. Aga nüüd minu vale arusaam suunatuledest. Lapsena arvasin, et juht ise ei kontrolli suunatulesid, vaid auto pakub, kuhu suunda tahame minna. Iga kord, kui koju sõitsime, jälgisin suunatulesid ja imestasin, kuidas auto alati õigesti pakub. Küsisin siis vanemate käest, et kuidas see võimalik on, et auto alati teab, kuhu suunda kodu jääb ja nad ütlesid ka, et auto pakub. Nii et pool oma lapsepõlve arvasin ja rääkisin teistele ka, et auto alati pakub, kuhu suunda tahame minna ja see läheb alati täppi. Keegi kunagi mind ei parandanud ka. Alles suuremana avastasin, et juht kontrollib neid, et teisi liiklejaid teavitada. Ilmselt tuli segane kiri, aga see oli minu vale arusaam. Love you guys. Lol, ei see on nii funny. No jah, selles suhtes. Aga mõtle lapsena mõtlegi, kuidas nad iga kord teavad? Tead, vaata, ma arvan, et miks lapsi tihtipeale ei parandata ja ma olen ise ka seda viga teinud, et mulle tundub, et ta on nii väike, ta ei saa veel nagu nii aru, et laps midagi ütleb, see on on ju. Et ma ütlen, ma olen Mari puhul seda näiteks täheldanud, et Marta näiteks küsib midagi, mina oma peas mõtlen, ma ei viitsi talle isegi seletada, ta nagu nii saa aru ja siis Mari hakkab seletama ja Marta on mingi okei. Et nagu ma ei kujuta ette, mis vale arusaamad kõik mu lastel on, sest et ma olen mingi whatever. Whatever float your boat, vaata. Mida iganes. Aga tore. Nii, aga võtame kaustavast kiri. Nii. Kringel episood. No, ei, armsad ja Mallu. Ei, armsad Mallu ja Kristina. Armas ja Mallu. Jälle, tšau Kristina. Tere Mallu. Armas Kristina. Tšau, armas, ilus Kristina ja siis see teine. Ja see teine. Mallu. Why thank you. Armsad Mallu ja Kristina. Kuidas ma endale ise lõksu panin ja sellest peaaegu eluga välja tulin? Olid mu varased 20-ndad ja teitisin ühe endast vanema noormehega. Sellise tõsise intellektuaaliga, pikad juuksed, eliitkooli alumni, ülikooli cum laude, no ikka täielik tarkade klubi kandidaat. Mina see vastu olin pigem blond, boheemaslik ja ütleme nii, et mu pabli iseloomu tõttu ei peetud mind just geniaalsuse musternäidiseks. Aga mina, naiivne hing, tahtsin muidugi oma peikale muljet avaldada. Mõtlesin, et panen endale külge sügav mõttelise raamatusõbra Oreoli. Hakkasin siis rääkima, kuidas mulle nii meeldivad raamatud, erinevad žanrid ja kuidas üldse kirjandus on mu suur kirg. Äkki disclaimer, ma polnud selleks ajaks pärast põhikooli kohustuslikku kirjandust mitte ühtegi raamatut kätte võtnud. Ups, aga mis siis sai? Kutt võttis mind tõsiselt. Järgmisel kohtingul otsustas ta mulle midagi ette lugeda, et koos intellektuaalset aega veeta ja deep connection luua. Ja mis ta siis mulle ette luges? Kas midagi romantilist? Midagi lühikest ja lõbusat? Ei, mees haaras pihku sõrmuste isanda või mingi 800 leheküljelise ulmeklassika hakkas pihta. Mina oma enda valevanglas kinni pidin nüüd seal istuma, püüdlikult kaasa nogutama ja sügavalt mõtlema näoga kuulama, kuidas tundide viisi mingi Gandalfi monolooge või kosmoselahingu kirjeldusi mulle sisse söötis.
tunde ja tunde. Kas ma sain targemaks? Ei. Kas ma kahetsesin oma valikut? Absoluutselt. Aga vähemalt õppisime ühe olulise asja. Ära häma teemal, mida sa tegelikult ei valda. Võib juhtuda, et keegi võtab su juttu tõsiselt. Ja lõpetuseks, teie podcast on lihtsalt kuld. Ma pole ammu nii palju naernud ja armastan, kuidas te kõige jaburamad olukorrad veel 10 korda naljakamaks muudate. Aitäh, et teete nii ägedat asja. No ütleme niimoodi, et nagu mina olen ka, kõik me oleme mingi meeste pärast ennast nagu valetanud, et jaa, mulle meeldib nii väga jalgpalli vaadata. Ja mulle, ma ei tea, mis kohe jalgpalli ütlesin, aga jaa, mulle väga meeldib kuradi, ma ei tea, malet mängida. Tead, kas ma rääkisin, ma ühe tüübi pärast vaatasin kunagi TED Talk'e või? Ta oli hästi tark ja mängis malet kogu aeg. Siis ma olin ka, mina loll kui laua jalg vaatas. Ta oli väga tark, onju. Ja siis ta nagu käis ülikoolis ja ta käiski mingi maleklubis ja kogu aeg õppis ja tegi. Et tema nagu paus oli siis see, kui me teeme TikToki, no siis on TikToki, oli mingi Vine ja niimoodi, aga kui mina chillisin mingi Vine'is ja vaatasin mingi lolle videosi, siis tema paus oli TED Talks. Et ta oli mingi, nüüd ma teen pausi ja vaatan TED Talk'e. Ja siis ma hakkasin ka TED Talk'e vaatama. Aga need on mõned päris huvitavad. Ei, need olidki, aga nagu selles mõttes, et need olidki huvitavad, aga lihtsalt nagu ma olin ka mingi, mind nii huvitavad TED Talk'e, ma tahan need lolle. Vähemalt see haris sind selles suhtes, et ma ei kujutaks ette, et keegi hakkab mulle tunde lugema mingit sõrmust isandat ette. Ma lihtsalt ütleks, et kuule, sorry, I lied, I have to go now. Või ma ütleks, sorry, mul on raging diarrhea. Veel parem, ma situks püksi, ütleks, ups, ma pean koju minema. Ta tahtis ju muljet avaldada. No jaa, aga... Ja ta valetas, vaata, kui sa vaata, kõige see on see, et muidu jah, aga ta ise ju valetas. Aga siis sa saadki öelda diarrhea. Siis sa saad koju minna, vaata. No, et nii huvitav oli, jumal, räägime teinekord kindlalt edasi, aga... Kõhus hakkas keerama. No nii paha on. No sa ei saa öelda, kui sa tahad kellegi muljet avaldada. Täpselt, et mul kõht lahti, nagu see mingi okei. Oi, migreen hittis, see on naisel. Migreen, jah. Nii hull, vaata. Ja nüüd teate, et kui midagi on siis migreen. Ma arvan, et kõik vist kasutavad seda juba, aga mina ei ole kunagi. Mul ei ole kunagi olnud migreeni. Vist, ma ei tea. Mis me nüüd oma eluga edasi teeme? Võtan järgmise kirja. Kus sa võtad? Järgmist kaustast või? No võta. No tere, mu kallid sekti austajad. Mina pean jagama teiega oma lugu juba puhtalt sellepärast, et te olite ainsana omale teadmata mulle toeks ühel kõige piinlikumal olukorral mu elus. Alustame aga siis algusest. Ma muidu olen väga korralik kodanik. Pigem piinlik asju minu elus toimunud ei ole. Selline tubli 30-ndates pereema ja nii edasi. Aga täna juhtus minuga midagi sellist, mida ma arvasin, et juhtu mitte kunagi. Oli minul tarvis Tallinnasse vaja sõita. Korralik plaan paigas ja kostituseks tee peale käisin rõõmsalt tanklast läbi. Väike juustuvorstiga hot dog ja kohv tee peale kaasa. Kuskil 160 kilomeetrit sõit võis alata. Kuna ma just ei olnud teie podcasti viimast osa kuulnud, siis jätsin selle omale magustusõiduks just sellele sõidule. Kuulan seda tavaliselt üks pood kõrvas autosõitude ajal. Podcasti teema oli siis elusu teema. Rõõmsalt teel kõht hot dogist ja kohvist täis. Jätkasin teie jäppimise kuulamisega. Ühel hetkel tundsin, et kõhus keerab ja väänab ja pole ok. Võiks tundsin oma urru-auru ümber tule ringi ja siis teadsin, et olukord on elu piinlikult tõsine. Kuna olen inimesena väga lahendustele suunatud, siis mu aju pingelistes olukordades otsib kohe kiiret ja vajalikku lahendust. Ühtegi söögikohta, tanklat, WC-d, metsatukka või muu seesugust edasi ega tagasi tulemas pole. Vahetusriideid ega mitte midagi ka. Siis tuli otsus vastu võtta, et see toiming tuleb teostada kiiremas korras kuskil tee ääres. Paugust pidasin auto kinni, pagass ja auto uurimine vingerdades üle vaadatud, avastasin 3 kilekotti ja niiskete salvrättide paki. Läksin oma auto tagaistmele, vaid taga tumendatud klaasid ja operatsioon tulegaka tagumikust välja missioon sai alguse. Nii ma seal olin, auto tuled vihtumas mööda. Mina palumas oma taeva issit, et keegi ei peatuks minu juures. Kilekott ümber tagumiku, korralik purisemine, lärisemine ja retshais. Kõrvus kuulamas Kristinat lugemas kirja moslemi usuga tüdrukust ja moslemi usureeglitest. Oleks tahtnud, et need maaväravad avaneksid ja mitte samas neelaksid. Teie jutustamine kõrvus jätkus vaikides korrastamine. Oli nii ähmi täis, et raisata aega poodi eemaldamiseks vist. Puhastamine, värskendamine ja piinlik kõnd eesistmele edasisõiduks. Kuna seal kuskil ka prügikasti polnud, ei saanud ma tõendeid sinna tee äärde jätta. Pakkisin kogu kraami korralikult mitmesse kilekotti ja sidusin elu eest kinni. Ja nii me jätkasime sõitu Tallinna ja päikseloojangu poole.
mina haisev tulesita kott ning Malju ja Kristina meie ei saa palvega. Esimesel võimalusel hülgasin asitõendid ja sain aru, et see olukord oli märk, et kindlasti teie sektiga ühineda, kuna siiski jagasin teie enda teadmata enda elu kõige piinlikumat hetke. Olete ägedad ja tänud, et Malju oma platvormi kasutab ka tõsistel teemadega võitlemiseks, mida keegi teine ei julge. Teie kuulaja, vestlusõhtute külastaja, elu lõpuni tänulik, et te sellel hetkel mulle toeks olite. See saladus tuleb minuga hauda kaasa, aga teiega pidin seda jagama, sest et kind olite selles hetkes minuga. Tore, et me oleme toeks, kui teil on nagu mingid sellised hetked, sest ma kujutan ette, et nagu mina oleksin, mõtlen, kas niimoodi ei saaks, et kui sa peatud auto kinni, sa paned nagu see tagumise ukse teed lahti ja esimese ukse, et kuidagi seal vahel äkki nagu sittuda. Aga samas autos on turvalisem. Sittuda vist ei saa päris niimoodi, kui see ei ole nagu ma olen nagu, me oleme pissin niimoodi tee ääres, mäletad, kui me Jõgevale sõitsime. Sittuda, äkki tõesti keegi jääb seisma ja siis sa oled kused rutt ära vaata, aga situd, sa ei tea. Ja sa ei tea, kaua sa situd. Jah, et täpselt see ongi nii, et pigem tagasi on nagu seifim. Mõtle, kui jube selle aisuga veel edasi sõita oli. Oh my god, vaene inimene. See oli kindlasti the worst, aga tore, et me saime sinuga seal koos olla. Me olime sulle moraalne ja mentaalne tugi. Jah, me olime moraalne ja mentaalne tugi, aga jagame auhinnad. Saad ära minna. Ma olen struggling nii hullult terve selle aja, mul pilt niimoodi sõida. Okei, no lähme, Mul on mingi surm peal ausalt, ma olen nagu I'm trying really hard. Okei, no muidugi lähme siis... Me saime päris palju kirju ka loetada. Jaa, aga anname selle taeva issile ja maanteoperatsioonile midagi. Nii. Mis me talle anname? Anname talle Magda Beauty. Et sul oleks alati niiskeid salfakaid autos. Just. Need on ikka vaja. Nii. Mis meil siin veel on? Õudus. See lamp. Või sorry. Mis me siis võtame nüüd? Sorry, mul on päriselt, mul on juhe kuidagi nii kokku jooksnud, et ma mingi the fuck. Okei, Kringel episood. See, kes endale lõksu pani. Anname talle Peninuki. Ma alustan kõik alt siis praegu. Siis seelikuga mees. Ulakas. Anonüümne salajutt, siis Marcella. Issand, see Junni saladus. Northern Beauty. Tõesti. Peep ja sõnad siis Mr. ja Mrs. Baltics. Ja sinu keha anname siis alkohoolik või päriselt see õige selle tüdrukule. Mine parem trenni ära ole selle mehega koos. On minu tagasihoidlik soovitus teile. Sinu keha. Tavai. See on tehtud. Ja oli tore. Näeme jälle järgmisel nädalal. Näeme järgmisel nädalal. Ja tegelikult, kui me nüüd järgmine kord meie tuleme, ehk siis 3, ühesõnaga, siis saad abielus. Päriselt. Tegelikult inimestele jaoks ole juba siis ma olen juba ammu abielus. Ja, aga ühesõnaga oli tore. Love you guys. Näeme juba järgmisel nädalal ja saatke kirju ikka ja saatke. Ärge häbenege. Me oleme väga toredad. Head elu. Sometimes nice.